Tere õhtust! Mina olen siis Elo, korralliklubi sõltumatu turustaja ja täna räägin siis klubi palvel teile kahest kõige uuemast täiesti tutikast tootest korralliklubi tootevalikus ja need on siis Livid Extra naistele ja meestele. Korraga siis turule toodud just selleks, et nende toodete eesmärk on parandada lähisuhteid, paarisuhteid, et paarilised mõlemad saaksid teha kuuri samaaegselt ja parandada siis seeläbi enda tervist ning kindlasti ka libidot. Sest mõlemad tooted, siis nii meeste kui naiste omad, on multifunktsionaalsed, et toetamaks nii tervist kui ka tõstmaks siis natukene kirge selles paari suhtes, kus nad on. Võib muidugi võtta kuurina ka siis, kui olete vallaline. Ei ole keelatud igal ühele oma elule vastavalt ja oma otsuse järgi. Aga alustame siis naistest, nagu ikka, naised lastakse eespool. Nii et Libid Extra Women ehk siis naistele mõeldud spetsiaalne toode seksuaalse iha suurendamiseks. Me kõik teame, et mida aeg edasi, seda stressirikkamaks meie elu läheb ja mitte ainult, et naised peavad olema igavesti noored ja ülimalt saledad ning kõige ilusamad igasuguses vanuses kuni 100-ni välja, eks ole. Et ükski kortsukene pole lubatud ja ükski ülekilo seal puusa peal, olgu sa või 7 last sünnitanud. Et lisaks sellele veel, et sa hoiad kodu, keedad kood ja küpsetad, eks ju, kõik lapsed on kasvatatud, käid sa veel ka tööl ja pead ikkagi alati suurepärane välja nägema. Et see stress, mida tänapäeva ühiskond naistele paneb ja mis ootused ühiskonnal on ikkagi väga-väga kõrge. Mida kõrgem on stress, seda vähem mõtleme me muidugi seksuaalelu peale, sellepärast et meil on 1000 muud toimetust, mis ootavad tegemist ja selleks ajaks, kui me siis ükskord õhtul voodisse oma kaaslase kõrvale maandume, me oleme juba täiesti riimaks ennast rapsinud päev otsa. Nii et võibki jõuda selle hetkeni oma püsisuhtes, kus enam kas ei jaksa või pole isu või mis sellega ikka enam sahmerdada, et oleme juba nii vanad ja nii edasi. Et kindlasti ühiskond naistele tänapäeval ei halasta. Aga selleks siis, et selles rööprähklemises ellu jääda ja ka veel värske ja atraktiivne olla, siis tuleks ikkagi võtta aega iseendale, leida aega, et stressist natukene ennast maandada ja pühendada siis iseenda tervise edendamisele ja ka iseenda terviklikkuse siis nii-öelda tõstmisele. Kui me üle töötame, siis ei ole lõpuks mitte kellelgi sellest väga palju kasu. Me ise oleme katki nii hingeliselt, halvemal juhul ka füüsiliselt tervise mõttes. Ja kui on ema õnnetu, siis on terve pere õnnetu, sest et siis on lapsed virilad, sest nemad ei saa tähelepanu, nad ei saa armastust, nad ei saa toetust ja lõpuks on ka mees väga mossis, sest kodus ei oota teda armastav naine. Vastupidi, naine on pahur, sest ta on väsinud ja see ei vii kuigi hea lõpuni. Ma arvan, et paljud on seda kogenud. Aga mida rohkem me ringi rapsime, mida rohkem on meil kohustusi, seda vähem on meil tegelikult aega ju mitte ainult iseendale, aga ka oma partnerile kahekesi olekuks, seda enam, kui peres on ka lapsed. Nii. Mis siis võib-olla on sihuke naispoole tusk ongi see, eks, et mida kõrgemale meie see stressitase ja igapäevane elutempo tõuseb, seda vähem jääb meil üle jõudu veel mõelda seksuaalse iha peale, paratamatult süües näiteks ka rämpstoitu, igasuguseid E-aineid täis töödeldud või siis ka korduvalt töödeldud toitu, mis ei toeta tegelikult meie keha, kus me ei saa enam vajalikke aineid kätte, võib-olla östrogeeni tootmine ja ka toidust saadavate toitainete puhul ei ole enam nii kõrge, me kaotame oma libidot ja seoses sellega tunneme ennast omakorda võib-olla suhtes süüdi, et mees tahaks lähedust öösel, aga meie keha ei tule kaasa ja niimoodi viib see oravaratas siis seal stressis olles järjest sügavamale kuristikku.
Lisaks muidugi ka vanusega nagu tekivad igasugused kas siis terviseprobleemid või siis ka üleüldse seksuaalne nagu siis vähem kirglikkus või üldse huvi seksuaalse tegevuse vastu. Nii et just seda siis aidata hoida elusana ja elavana, seda siis see toode on mõeldudki siis toetama. Nii, kui me siis vaatame, et mida see kiire elutempo ja stress tihtipeale põhjustab, ongi just libido vähenemine, erutuse langus, et isegi kui tahaks voodirõõme jagada oma kaaslasega, siis keha ei tule kaasa, keha ei erutu, orgasmini ei jõuta ja iga korraga ja järjest vähem on meil ka siis huvi selle tegevusega üldse vaeva näha, sest ka unetunnid on loetud, on ju. Nii et sel teemal on tehtud mitmeid erinevaid uuringuid ja näitab siis uuringute tulemus, et tihtipeale on see väga otseselt seotud stressiga ja pingega, mida siis naine tajub tihtipeale ka sellega, et meil on nii palju kohustusi, nii vähe aega iseendale, meil vähe võimalusi ennast maandada ja kogu see stressirikas olukord siis mõjub otseselt meie seksuaalsusele. Kõige rohkem siis on naised igasugustes uuringutes siis andnud märku just sellest, et neil puudub iha või on selle tekkimisega probleem. Näiteks keha ei tule stimulatsiooniga kaasa, tupp jääb kuivaks, seega nauding on, mis naudingust me seal üldse räägime siis, eks ju, et siis on ainuke lahendus on nagu libesti, aga naistena ma arvan, me kõik teame, et see pole ikkagi päris nagu see. Seda raskem on jõuda meil orgasmini. Tihtipeale on see, et meie pea on tegelikult ju täis kõiksugu muid muremõtteid, et kuidas väike laps võib-olla hommikul lasteaeda, mis tal kaasa peab olema. Võib-olla on seal teisele lapsele koolis vaja kostüümi, mida iganes, kas ta sai õpitud, kas ta kontrolltöö saab ilusti tehtud, pluss tööl igasugused projektid, muud mured on ju, et me ei suudagi ennast võib-olla välja lülitada sellest igapäeva virvarrist ja me ei suuda keskenduda sellele, et me naudiks seda hetke koos oma kaaslasega, aitaks teda viia orgasmini või et suudaks ka iseennast selle orgasmini siis viia, et me oleksime täiesti 100% oma meelega kohal. Ja kui me ei jõua selle nagu siis rahulduse saamiseni, siis me järgmine kord mõtlemegi, et milleks üldse vaeva näha, eks ju. Seda enam, kui näiteks tupakuivus põhjustab lõpuks võib-olla valu, et see protsess pole enam nauditav. Nii, ja selle põhjuseks siis, miks meie soov kaaslasega armurõõme jagada võib olla vähenenud, siis nagu ütlesin, tihtipeale esimene asi ongi stress. Et see tuleb meie varasemast sellisest bioloogilisest ja evolutsioonilisest aju osast, siis ütleme, füüsilise keha funktsioonidest, eks ju, et stress tähendab ju seda, et sa kas võitled või põgened ja sa ei saa kahte asja korraga teha. Et keegi meist ei saa seal nautida aasal, eks ju, kaaslasega armurõõme, kui samal ajal kiski ähvardab meid ära süüa, eks ju. Siis keha koondab energia hoopiski millekski muuks, veri pumbatakse lihastesse ja tähendab, et tuleb asuda kas võitlusele vaenlasega või põgeneda elu eest. Nii et sellisel hetkel, kui meil on stress väga kõrge, mida siis keha seostab, eks ju, võitle või põgene selle funktsiooniga, siis loomulikult me ei saa rääkida mingisugusest seksuaalsest kirest või sellele pühendumisest. Ületöötamine, mis omakorda põhjustab stressi, eks ju, või siis stress põhjustab ületöötamist, sest et me närvitseme mingite tööl olevate tähtaegade pärast või tegemata nagu kuhjuva töö pärast. Siis see omakorda võib viia unepuuduseni, mida vähem me magame, seda rohkem oleme me stressis, mida rohkem oleme stressis, seda rohkem me üritame seda maandada näiteks ka muude halbade harjumustega nagu suitsetamine, alkohol, kiirtoit, rämpstoit, sest aega on vähe, tuleb võtta kiired lahendused, mis kohe praegu kustutaks selle valu sisemise, võib-olla pinge, aitaks hetkega kohe maha tuua, eks ju. Ja lõpuks see kõik viib totaalse siis kas läbipõlemiseni, eks ju, või igatepidi vaimse ja füüsilise ülepingeni. Aga libido vähenemist põhjustab kindlasti ka lihtsalt naise keha, ütleme siis, vanuseline muutus, sest naised ei ole mõeldud kuni 100-aastaseni sünnitama. Vähemasti meie tänapäeva maailmas mitte, ei oska öelda, kas kunagi ammusel ajal on olnud teisiti, et kui lugeda piiblit, siis
noh, selle järgi võiks arvata, et inimesed elasid 900-aastaseks ja ikka veel said lapsi. Et kui palju seal siis reaalset tõde on, kes seda teab, aga meie tänapäeva maailmas siis ikkagi ühel hetkel tuleb vastu meil kliimaks ja see toode siis ongi tegelikult mõeldud mitte ainult siis libido tõstmiseks, vaid teiselt poolt tema koostisained aitavad ka hakkama saada paremini. Esiteks premenstruaalse sündroomiga ehk siis kõik nii-öelda menstruatsiooni alguse või tulemise siis seotud need igasugused sümptomid, on need siis kõhuvalud või kuidas keegi seda kogeb, aga teiselt poolt ka see, et kui me teatud vanusesse jõudes, siis hakkame menopausi sümptomeid tajuma nagu kuumahood, higistamised, külmavärinad vaheldumisi siis, eks ju, et kõik sellised, et ka need tegelikult on ju seotud lõppude lõpuks kas toksiinide kuhjumisega või teatud ainete puudusega meie organismis. Nii et on leitud, et need samad ained siis, mis aitavad meil nii PMS-i kui ka menopausi puhul, on ka need samad, mis aitavad meil siis lipiidot tõsta. Nii et kui vaadata siis asja tuuma, siis lõpuks on see kõik ju üks hormoonide mäng. Ja igatepidi hormoonid meid mõjutavad. Loomulikult on nii meestel kui naistel mõlemal siis nii meessugu hormoone, lihtsalt hea oleks, kui meestel oleks testosterooni rohkem ja naistel siis just östrogeeni rohkem. Et mida balansseeritum on meil see östrogeeni tase kehas, seda tasakaalukamad me oleme, seda paremini me tuleme toime ja seda, ütleme siis, seksuaalselt atraktiivsemalt me ennast tunneme, seda kõrgem on meie libido, seda vähem on meil ka neid samu, kas siis menstruaaleelseid sümptomeid või ka siis neid menopausi üleminekuaja sümptomeid. Nii. Kuidas siis hormoonid veel mõjutavad naise seksuaalset atraktiivsust, et siin on siis ära toodud mõlema kemikaali ehk siis selle hormooni nagu valem ja natuke siis selgitatud ka, et östradiool siis mõjutab just erutuse tugevust ja üldse võimet siis orgasmi saada ning seeläbi kindlasti ka siis selle vahekorra kvaliteeti ja ilma igasuguste make-upide või silikoonide või iluoperatsioonidega naise välist peetlust, sest lõpuks see hormonaalne nii-öelda seisund, mis sinus on, kui mees tajub seda naise lõhnana, siis see on see, mis tegelikult annab tema kehale siis teatud signaali, et see emane mulle meeldib, mis omakorda põhjustab siis mehes erutust, eks ju. Et ei ole kõik ainult see väline fassaad, mida me saame omale peale määrida või kuidagi sisse süstida. Ja meestel siis vastupidiselt just reguleerib siis seksuaalset iha, hoiab teda energilisemana ja muudab siis reipamaks, kui me testosteroonist räägime. Et annab talle sellist nagu mehelikkust ja sellist jõulisust ja noh, kujutage ühte muskusveistet, eks ju. Nii. Aga slaid. Nii, terves kehas terve libido. Me eeldatavasti te ja mina ka oleme kõik kursis sellest, et kui meil siis tekib erutus, eks ju, siis see esiteks käib läbi aju ja aju annab siis kehale impulsi, et veri tuleb suunata siis suguelunditesse, ükskõik siis, kas me räägime naise puhul, eks ju, tuppeümbrusesse või siis ka rinnad muutuvad tundlikumaks. Mehel samamoodi siis erogeensed tsoonid, eks ju, siis suguti ümber, et tekib erutus, siis veri tulvab siis sugutisse selleks, et hoida teda siis egastunud olekus. Niimoodi, et otseselt on meie seksuaalsus seotud vereringega ja veresoonkonnaga ja kuidas siis hormoonid seda mängivad niimoodi, et
et anda ajule signaal, eks ju, ja aju omakorda siis kehale käsklus. Nii et kui me oleme erutunud, siis mitte ainult nagu kehaliselt, aga see erutus, eriti just naiste puhul, peab toimuma ka meie peas. Et me oleme nagu 100% kohal selles olukorras ja me oleme ka oma peas valmis ja ihaldame seda meest, kellega me asume vahekorda, et see protsess saaks olema meile nauditav ja tulemusrikas. Sest kui, nagu eelnevalt ütlesin, mõtted on kuskil mujal, siis on see sihuke kuiv tüütu tegevus, aga tegelikult ei anna see naudingut ju kellelegi. Ja selleks siis ongi välja töötatud selline unikaalne uus toode nagu Libidex Glow Women ja selle eesmärk ongi siis just balansseerida hormoone, et kõik oleks paigas ja kõik eeldused loodud võimalikult suure naudingu saamiseks ja et siis maandada neid muid sümptomeid siis seoses naise kuutsüklitega või siis nendega teatud vanuses juba ärajäämisega. Tegemist on nüüd täiesti uue ainulaadse tootega, millist ei ole varem Koralliklubis olnud. Ehk siis on ka siin olemas. Sees on siis nagu õli, selline, ta näeb välja selline keelias ja selle sees on nagu väikesed siuksed nagu helbekesed. Ja selle mõte on tegelikult see, et selline uus tehnoloogia aitab kaasa siis selle toimeaine nii-öelda paremale omastavusele, aga ka hoiab teda siin kapsli sees seni, kuni te selle ära tarbite, siis paremini stabiilsemana. Ta ei oksüdeeru, ta ei kaota oma omadusi ja ta on maksimaalselt siis kasulik. Nii-öelda see kasutegur säilib selle õli sees siis siin paremini ja samamoodi, kui me selle sisse võtame, siis ta nagu pikema aja jooksul avaldab oma seda toimet, et ta on nagu veelgi efektiivsem kui siis ütleme eelnevad igasugused need meetodid, sest et ka toidulisandite maailmas on ju aastakümnete läbi väga suured arengud toimunud, eks ju, et me teame, Koralliklubi valikus on päris mitmed liposoomsed tooted nagu C ja D vitamiin, näiteks kurkumiin ja see on siis nagu veel samm edasi nüüd selle siis tehnoloogiliselt veelgi efektiivsema ja parema tootmise suunas. Seda nii, siin on nagu selle pildi peal natukene paremini näha, et kui te võtate selle kapsli, siis ta päris nii ilusti nagu pildi peal siin ühtlaselt jaotunud ei ole, siis on ikkagi teatud määral on nagu õhku ka siin sees, aga põhimõtteliselt on siin näha nagu selle kapsli sisu ehk siis see struktuur. Ja mida siis naistele siin pakutakse selle kapsli sees on Libifem, on patenteeritud siis selline uus aine, mis on tehtud siis lambelätse ekstraktist ja see toetab siis naise tervist ja leevendab siis just neid menopausi sümptomeid. Aga ühtlasi ka on sellel taimel nagu tajutud siis, et ta annab naisele tundlikkust ja seksi soovi nagu aitab suurendada. Samamoodi siis kinnitavad uuringud, et see mõjub positiivselt seksuaalsele aktiivsusele, aga ka üleüldisele tervisele, sest et paraku kui me seda ka ignoreerime, seksuaalsus on ikkagi üks väga oluline osa inimeseks olemisest. Et kui meil ka partnerit ei ole, siis tegelikult võiksime me leida võimaluse ikkagi aeg-ajalt iseendale kas või pühendada üks vaikne õhtu ja mitte nagu lasta kehal siis ära vajuda, sest ka see hoiab meid kauem elusana, värskemana, atraktiivsema naisena. Ja siis uuringud on näidanud, et nii menopausi sümptomid kui ka siis see atraktiivsus ja erutus on märgatavalt seda toodet tarbides siis suurenenud. Ja mõtlen siin just seda Libifemi, et just selle komponendiga on tehtud neid uuringuid. Aga kui rääkida sellest konkreetsest ekstraktist, siis nagu siin näete, et see on Nutra Ingredients Asia Awardi finalist, ehk siis põhimõtteliselt on see sama nagu toidulisanditele mõeldud Oscari gala auhind, et see on nagu toidulisanditest siis ülim auhind, mida antakse, ülim tunnustus millegi väga suurepärase saavutamise eest ja nagu näete siis, eks ju, et on see siin
see ekstrakt siis meie uues tootes sees, mis on säärase auhinna siis finalist olnud. See ei ole esmakordne muide Koralliklubi tootevalikus. Hiljuti lisandunud näiteks Memoprime'is samamoodi on see sees. Selline siis nii-öelda samasuguse selle auhinna saanud siis patenteeritud koostisosa ja ma ei saa öelda selle rohelises karbis oleva teise toote nime. No ei saa, kohe praegu ei tule, aga kes teavad, need teavad. Ühesõnaga, et varemgi on Koralliklubi juba leidnud selliseid tootjaid, kes suudavad pakkuda maailma tipptooteid siis meile nagu käepärase hinnaga, eks ju. Keegi vist aitas mind välja siin chatis. Safrino just. Aitäh, Anneli. Oli keele peal ei tulnud välja. Nii, siis Safrinos on ka siis teine selline Saffron Inside, eks ju, et mis on samasuguse siis auhinnaga pärjatud maailma tipptoode. Aga mis on siis Libidextra naistele ja tegelikult ka meestele? See koostisosa on mõlemas tootes sees. Siuke põhiline siis kõige väärtuslikum komponent nendest on Damaskuse roosiõli ja seda on juba aastatuhandeid tuntud kui kireeliksiirina nii kauges Hiinas kui ka Lähis-Idas, kui ka siis Lõuna-Euroopas ja see toode, ütleme siis see õli konkreetselt tuleb meile Bulgaariast. Bulgaaria on siis uue tootjana Koralliklubi partnerite hulgas. Varem ei ole meile Bulgaariast ühtegi toodet tulnud, aga Bulgaaria kliima on erakordselt soodne, et kasvatada erinevaid roosisorte ja siis sealsetest õielehtedest seda õli väärtuslikku koostisosa meile valmistatakse. Muide 4 kilo roosi õielehti tuleb selleks ära korjata, et saada 1 grammi seda Damaskuse roosiõli siis. Ja see on ka üks kõige kallimaid komponente üleüldse Koralliklubi toodete nagu siis sees, mis muudab siis selle niivõrd eriliseks, võib-olla annab natuke hinda juurde sellele tootele, aga samas on ta ka väga-väga tugeva sellise afrodisiaakumina juba ammusest ajast tuntud, et seda ei kulu sinna tootesse väga palju, sest et ta on üpriski vänge, aga ta annab väga palju nagu juurde siis lõhnana, aga ka oma nende siis õliomaduste poolest. Ei taha need slaidid nüüd enam väga vahetuda siin. Nii. Järgmine siis naistele just väga oluline ekstrakt on siis kuningakepiõli ja see on ammusest samamoodi tuntud kui just nende sama menstruaaleelsete sümptomite siis nii-öelda leevendaja, aga ka menopausi sümptomite leevendaja. Ja koos nad siis annavad veelgi suurema efekti. Et nagu ikka tavaliselt selliste toodete puhul Koralliklubis on üritatud leida maailmast need kõige ainulaadsemad ja kõige efektiivsemad koostisosad ning vaadatud, kuidas nad omavahel kõige paremini kokku sobiksid, selleks, et anda siis maksimaalne efekt, et meie tooted alati oleks garanteeritult kõrge kvaliteediga ja tagaksid ka tulemuse. Et ei oleks pettunud kliente, kui me neile midagi siis nii-öelda toote toime kohta välja lubame. Ja see on üks Koralliklubi põhimõte olnud selle algusaegadest saadik, et ainult ülim kvaliteet ja sellest nad alla ei soovi anda. Nii et nagu näete, siis on nad jällegi leidnud midagi väga sükest efektiivset. Ehk siis linoleenhappe allikana aitab ta siis leevendada neid sümptomeid ja toetada siis naise keha. Ja see on tehtud siis külmpressimise teel, ilma et oleks kuidagi nagu keemiliselt ühtegi protsessi kasutatud või midagi nagu seal lahustatud nagu keemia sees. Nii et kõige süksem puhtam essents siis. Aga lisaks on siis Libidextra Womani koostisesse pandud ka veel natuke nipet-näpet teisi aineid, et omakorda veel toetada siis seda maksimaalset efekti. Ühelt poolt siis L-arginiin ja B3 vitamiin, mis mõlemad, nagu ütlesin, eks ju, seksuaalsus on seotud ju vereringega, eks ju, et nad aitavad kaasa siis selle tundlikkuse tõstmisele.
biotiin, mida me teame iluvitamiinina, eks ole. Vähemasti kõik naised peaksid teadma seda. See soodustab siis energia tootmist organismis, aga kindlasti üks oluliseid komponente siis eks ju naha, küünte ja juuste puhul. Nii et see on naiste iluvitamiin ja siis seleen loomulikult, sest et seleen üleüldse, eriti meil siin Eestis, kuna meil ei ole vulkaanilist pinnast, eks ju, on tihtipeale meil sellest väga suur puudus, kuigi selle toote juurde nüüd ei soovitata lisaks enam seleeni võtta, et kui te tarbite mingit programmi parasjagu, kus on seleen sees, siis kas te jätate selle ära, kui te tahate seda Lipid Extra Womenit teha samal perioodil või siis teete kuidagi vaheldumisi, et mitte neid siis koos tarbida. Lihtsalt igaks juhuks, et ei tekiks nagu üledoosi, et seda on siis klubi nagu rõhutanud. Aga seleen igatepidi, eks ju, toetab meie immuunsust ja samamoodi on ta hormonaalsüsteemis väga oluline komponent. Nii, et kui siis natuke veel lähemalt vaadata, et kui palju, mida siin sees on, siis üks kapsel siis sisaldabki sedasama kuningakepiõli, lambalätseseemnete ekstrakti, natukene vähem siis, L-arginiini, nipet-napet B3 vitamiini ja siis Damaskuse roosiõli siis 100 mikrogrammi, biotiini 40 ja seleeni 25, nii et ei ole palju vaja. Aga üldiselt reegel on koralliklubis see, et kui mis iganes siis kogus on toote peal kirjas, on mõned üksikud tooted, millest on 2 varianti, mille puhul siis võib-olla konsulteerige oma soovitajaga, aga üldiselt rusikareegel on see, et karbis või purgis olevad ühikud siis jagada 30-ga, siin antud juhul ongi täpselt 30 taimset kapslit. Et kui need 30 päevaga jagada, siis see tegelikult kuurina teeb ikkagi, et võiks võtta pigem 1 kapsel päevas ja koos toiduga. Hea oleks seda teha iga päev enam-vähem sama selle söögikorra ajal, enam-vähem samal ajal. Ja kuuri võiks teha siis 2 kuud järjest, et tegelikult oleks tunda seda siis nagu efekti, sest tihtipeale ju selle efekti saamine sõltub ka sellest, et kui suur on meie kehas olev parasjagu puudus vastavatest ainetest. Ja mida suurem on puudus, seda kauem läheb aega, kuni keha siis selle nagu nii-öelda puudoleva augu täidab ja kuni sealt hakkab siis üle jääma nii palju, et me saaksime tegelikult seda efekti lõpuks tunda. Et sama on nüüd tihtipeale näiteks ka kollageeniga. Et me mõtleme, et me tahaksime ainult, et meie võib-olla otsaesise või silmakurrud, eks ju, saaksid siledaks ja võtame nagu omast arust üllal eesmärgil seda kollageeni, aga me unustame ära, et tegelikult kollageen on ju üleüldse kogu kehal oleva naha hästi oluline komponent liigestele ja lisaks kõigele ka sidekude, mis on meie organite vahel. Et keha viib alati selle materjali, mis me talle anname, sinna, kus seda kõige rohkem on vaja, et niimoodi võibki juhtuda, et te kohe nagu ei märka seda resultaati, et me ei märka ju tihti ka seda, kui mingi vaevus võib-olla natuke väheneb. Et kui meil on nagu veepuudus ja me natuke joome, eks ju, et siis kui meil on väga suur veepuudus, me ei pruugi aru saada, et meie janu on kustutatud, sest meil on ikka veel nii suur puudus ja me joome siis natuke veel, kuni me vaatame, et okei, kõik rohkem ei ole nagu vaja, et see puudus on täidetud ja juba hakkas üle jääma. Täpselt sama reegel kehtib kõikide muude ainetega ka. Nii et tegemist ei ole mingisuguse imetabletiga, sest et lõppude lõpuks on see kõigest looduse jõud ja loodus alati toimib leebelt. Ja sellest, et kui te nüüd 1 kapsli võtate, et kohe võiks minna ootamatu selle uue tulvaga siis kirerõõme nautima, et võtke rahulikult kuurina ja vaadake, kuidas teie keha uue seisukorraga kohandub ja leidke see balanss endas, et ärge siis olge pettunud, sest et ei tasu ootusi kohe esimeste kapslite puhul liiga kõrge saada. Tegemist ei ole Viagra-laadse tootega, vaid selle mõju ongi mõeldud olema stabiilne ja pikaajaline. Niisiis, vaatame siis korra veel üle. Parandab seksuaalsuhete kvaliteeti, tõstab meie suguiha, leevendab siis menopaasi ja premenstruaalse sündroomi sümptomeid ja tõstab siis naise veetlevust. See on mõeldud siis põhimõtteliselt igas vanuses naistele, kes on juba naised, aga et ühelt poolt siis tõstagi naudingute suurust, aidata siis hoida sooja suhteid partneritega ja vähendada siis seda stressi mõju meie kehale. Muide,
rääkides suhetest partneriga, siis tegelikult miks üldse koralliklubi otsis sellised tooted ja on need oma valikusse võtnud, tuleb tegelikult sellest, et klubi liikmed ise on avaldanud juhtkonnale seal soovi, et võiks olla selliseid tooteid meie valikus, mis siis aitaksid hoida seda paarisuhet. Et kui me oleme näiteks teinudki kehapuhastusi, joome korallivett, oleme juba toksiinid välja jäänud, parasiidid välja visanud, juba toitume hästi, aga et midagi nagu on ikka veel puudu, siis see on nagu üks asi, mida konkreetselt on siis kliendid ise küsinud ja mida koralliklubi on klientide soove arvesse võttes siis maailmast hakanud otsima, et kus saaks kõige parema, kõige ägedama sellise toote, mida siis saaks klientidele pakkuda. Nii et on tootjaid, kes käivad ise koralliklubile pakkumas oma uuenduslikke siis leiutisi ja kindlasti klubi tootearendusosakond eesotsas siis Sergei Semetšenkoga ka vaatab ise alati maailmas ringi, kus näiteks nagu seesama, eks ju, auhinnatud nii-öelda siis selline auhinnale siis esitatavate toodete hulgast, eks, et mida huvitavat on seal leida. Kui te olete pikemaajalisem koralliklubi klient, siis te teate, et aeg-ajalt ikka meile tulevad kas uue koostisega või natuke parandatud variandis olemasolevad tooted, mis on just selle resultaat, et klubi muudkui aktiivselt vaatab ringi, et kust leiaks midagi, mis oleks veel kvaliteetsem, veel parem, veel efektiivsem. Ja just selle tõttu siis ongi need tooted siia meile jõudnud, sest natuke rohkem kui 2 aastat tagasi nad selle protsessiga alustasid ja umbes 2 aastat on enam-vähem see aeg, et saada kõik müügiload ja kõik asjad nagu ülemaailmselt siis korda aetud, et võib tootega siis tulla siia nagu tootevalikusse lisada selle toote niimoodi, et oleks siis meile kõigile üle maailma korraga saadaval. Et kui me nüüd mõtleme ajaloos tagasi, siis enam-vähem oli see aeg, kui ülemaailmne koroonapaanika, eks ju, oli juba alanud ja väga paljud peresuhted tänu sellele, et inimesed olid koju lukustatud, keegi kuskil käia ei tohtinud, said kannatada, mitmed pered purunesid ja suhted omavahel läksid halvaks, siis just seda silmas pidades on nad selle tootega meile siia saadavaks toonud, et parandada peresuhteid ja aidata siis paaridel olla suuremas naudingus üksteisega lähedane. Siin natukene võib-olla lihtsalt toob välja neid uue toote siis eeliseid, et ta on 100% looduslik. Kõik koralliklubi tooted vastavad alati GMP kvaliteedi normidele. Nad ei sisalda igasuguseid näiteks tootmise või kasvatamise lisajääke, et ei ole pestitsiide ega midagi muud seal sees, sest nad ostavad alati ainult orgaanilist toorainet ja kontrollivad selle ise veel omakorda üle. See on uuenduslik vorm, ehk siis nagu näitasin teile mikropelletitega niisugune kapsel keelias ja siis sisaldab siis seda patenteeritud Libifem sellist siis ekstrakti, mis on siis kliiniliselt tõestatud toimega. Nii et kes on koralliklubi registreerunud liikmed, siis need juba teavad, et neile alati kehtib 20% soodustust. Kes veel ei ole, ma väga soovitan, kes iganes teid täna siia loengule kutsus, pöörduge tema poole ja ta saab olla teile edaspidiseks tervisenõustaja. Saate alati tooted 20% soodsamalt, pluss veel eripakkumised. Teile kehtib mugav võimalus tellida kogu kaup e-poe kaudu ja sellega ei kaasne mitte ühtegi lisakohustust. Kui te olete pikaajaline lojaalne klient ja ostnud 500 punkti eest tooteid, siis hakkate te saama kõikide oma ostude pealt 10% rahana siis tagasi, mida saate siis uute tasuta toodete saamiseks näiteks kasutada. Nii et ma väga-väga soovitan olla koralliklubi registreerunud klient. See on nagu kliendikaart, aga lihtsalt virtuaalne e-poe kasutaja konto siis. Sellega ühtegi nagu kohustust midagi osta ei kaasne, aga kui te käite Selveris, Prismas, Rimis, eks ju, te saate lojaalsuse eest 1% rahana boonuseid oma kontole tagasi, siis koralliklubi hindab oma lojaalseid kliente väga ja annab neile 10%. Nii et tasub lojaalne klient olla. Lisaks siis sellele 6-eurisele soodustusele, mis te näiteks selle konkreetse toote puhul saaksite.
Aga kahekordne toime avaldub siis, kui mõlemad partnerid tarbivad seda nagu neile vastavat toodet siis samaaegselt ja aitab siis mõlemal olla oma elu juhtiv ja teise naudinguid siis suurendada. Et sellepärast oleks hea koos partneriga seda võtta ja ühiselt siis seda kirge nagu kasvatada omavahel. Nii. Aga teeme siis PowerPointi vahetuse. Ja räägime edasi meestele mõeldud tootest. Nii, Lipid Extra Men on siis täpselt sama, 30 kapslit, taimset kapslit siin sees ja disainilt siis üpris sarnane. Et kui me rääkisime naistele ühiskonna poolt pandud survest, siis ei saa ka meie mehi kuidagi halvemaks pidada. Ka neile samamoodi on ju ühiskonna poolt surve. Mees peab alati olema tippvormis, mees peab olema kodu toitja, teenima palju raha, olema esinduslik ja igatepidi oma peret kaitsev ja mida kõike. Ka meestel on stress ja see võib mõjutada nende seksuaalset võimekust. Tavaliselt sellistest teemadest ei peeta viisakaks rääkida, aga täpselt sama nagu naistele mõjub stress libidole, nii mõjub ka meestele. Võivad tekkida igasugused erektsiooniprobleemid, seksuaaliha kadumine, eriti kui tema partner samamoodi on stressis, tegeleb igapäevase ellujäämisega tegelikult ja ei ole jõudu, energiat, aega iseendale ega oma partnerile pühenduda. Et ka mehed, kui nad tunnevad, et ühiskonna ootused on neile kõrged, võib-olla perekonna ootused, nad peavad alati tugevad olema, peavad olema edukad, suutma teenida palju raha, et oma perele osta kõige ilusam kodu, et neil oleks kõik hästi, nad saaksid käia reisimas, täita kõikide ootusi, aga kui mees võib selle pinge all murduda ja kui mees murdub, siis paratamatult on see otseselt seotud tema seksuaalsusega, tema seksuaalse võimekusega ja mis toimub meie sees emotsionaalselt, see avaldab mõju ka meie füüsilisele kehale. Ning rääkimata siis muidugi suhetest lähedaste inimestega. Nii, mis siis tavaliselt avaldab meestele muret, siis ongi, ütleme siis, võib-olla see, et näiteks naised soovivad vähem seksi, aga meestel tihtipeale on see bioloogiliselt sugutung suurem, vajadus seksuaalse rahuldatuse järele tihedamini ja samas jällegi, kui nii-öelda naisel on kogu aeg peavalu, eks ju, see võib omakorda jällegi viia sellele, et mees lepib kodurahu huvides, eks ju, aga tema seksuaalne nii-öelda siis pool jääb rahuldamata ja see avaldab mõju tema füüsilisele kehale, tema hormonaalsüsteemile ja lõpuks võib juhtuda, et teatud hetkel, teatud vanuses juba libido üleüldse langeb, huvi kaob, suhe muutub rutiiniks, elatakse koos nagu lihtsalt toanaabrid või õde või vend, et kaob see kirg ja see lähedus selles suhtes. Ja mehed peavad seda ikkagi probleemiks, sest et see on väga otseselt seotud nende enesehinnanguga, kuivõrd võimekad nad on seksuaalselt, kuivõrd ihaldusväärsed ja kuivõrd edukad siis nii endale kui oma partnerile rahulduse pakkumises. Nii et kallid naised, hoidke oma mehi ja aidake neil olla siis, tunda seda kirge ja olla tasemel, et see seks kindlasti meestel väga palju aitab maandada neid pingeid ja tulla igapäevaelu nõudmistega toime. Aga mis siis on meeste nagu selle probleemide või stressi nagu tagajärg ongi just see, et sugutung väheneb ja väheneb ka seksuaalne võimekus, ehk siis nad ei suuda enam kontrollida võib-olla seda
kuivõrd kaua nad vastu peavad seksuaalvahekorras, kui kiiresti nad jõuavad erektsioonini või kui võimekad nad on siis naise nii-öelda rahuldamisel ja see omakorda mõjub väga otseselt nende enesehinnangule, mida rohkem see langeb, seda vähem edaspidi suudavad nad üleüldse siis nii-öelda erektsiooni siis luua või ka nii-öelda tasemel olla, eks ju. Nii et see igatepidi viib jällegi libido langemiseni. Ja libiidot jällegi aitavad hoida teiselt poolt, eks ju, nii üleüldse seksi peale mõtlemine, fantaasiad, see kirg, et sa näed oma kallimat ja sa tunned seda, et ta on ikkagi nii äge partner, et tahaks teda väga, eks ju, et mida rohkem on stressi, mida rohkem me maandume, seda vähem meil seda kirge jagub ja seda rohkem see avaldab mõju meie siis seksuaalsusele. Aga põhjused siis stress, nagu ikka, ületöötamine, unepuudus, täpselt sama. Kui me üritame kompenseerida elu siis pahu poolt halbade harjumustega, et maandada oma pingeid, ei toitu tervislikult, me ei anna oma kehale vajalikke toitaineid, ainult kiireid süsivesikuid, eks ju. Ja meil on igatepidi nii vaimne kui füüsiline pinge, me oleme lõpuks kurnatud, magamata, pahurad, millisest kirest me siin räägime, eks ju, et nagu näete, tegelikult täpselt seesama pilt nagu ka naistel. Et me võiksime siis olla rohkem empaatilised ja mõista ka oma partnerit paremini, et ei ole keegi süüdi, aga ühiselt on lihtsam neid muresid lahendada. Tihtipeale on siis võib-olla paarisuhetes ka tahtmiste ja võimaluste lahknevus, et eriti kui on väikesed lapsed, kes nõuavad tähelepanu või ärkavad öösiti, naine peab nendega rohkem tegelema, tal on vähem mehe jaoks aega, siis võib juhtuda, et see seksuaalelu kvaliteet langeb, ei paku meile naudinguid, jääb puudu vabast ajast pühenduda oma kaaslasele. Ja nagu näete siis, eks ju, et selle ergutamiseks kindlasti on vaja, eks ju, nii seda vaimset kohalolu kui ka füüsilist, et sul ei ole segavaid faktoreid ümberringi, sinu keha saab rahulikult ilma vahelejäämise kartuseta erutuda ja pühenduda siis oma kaaslasele. Aga nagu ikka, ka meeste toote puhul tegemist ei ole Viagraga, et Libidextra on mõeldud stabiilse siis sellise võimekuse nagu tagamiseks ja sellel ei ole ühekordset mõju, et ei tasu arvata, et kui te selle kapsli sisse võtate, et siis poole tunni pärast võite juba armurõõme nautida, te võite nautida neid nii või naa, aga sellest tootest ei tasu oodata, et ta kuidagi mõjuks teile ühekordselt nii-öelda, et nüüd tund aega ja siis on see läbi, et sellist tootest tulenevat kohest erektsiooni ei ole ja seda ei ole ka lubatud selle tootega kaasnevaks nähtuseks, et see ongi pigem mõeldud üleüldise seisundi nagu toetamiseks ja siis potentsiaali nagu tõstmiseks. Terves kehas terve libido, eks ole, et tagada siis parem verevool siis erogeensetesse tsoonidesse, et meie erutus oleks suurem ja nagu resultaat oleks nauditavam, siis selleks ongi siis selles tootes vastavad need ained sees, mis just aitavad siis suurendada seda verevoolu ja läbi selle ka seda libidot tõsta. Nagu ikka, looduslik valem ehk siis ainult taimsed komponendid, ainult looduslik, ei ühtegi naftaderivaati, just meeste seksuaalsuse siis paremaks toetamiseks ja mitte ainult, et kindlasti ka lisaks libido tõstmisele aitab see kapsel siis üleüldse eesnäärme tervist toetada ja parandada. Nagu näete, kapsel on sarnase loogikaga keelias, kus on siis sees need bioomastuvad sellised helbekesed, mis on mõeldudki just tasapikku stabiilselt päeva jooksul siis omastuma meie kehas, et tagada selline stabiilne siis organismi toetus, et mitte klõps üles ja siis seda rutem kõmm kohe alla, eks ju.
Aga mida siis need ilusad kapslid sisaldavad? Meeste tootes on siis eraldi selline samamoodi patenteeritud spetsiaalne ekstrakt nagu Enostim, looduslik ja täiesti ohutu siis toetus meeste seksuaalsele võimekusele. See on patenteeritud siis kompleks õuntes ja viinamarjades sisalduvatest polüfenoolidest, mida on siis omakorda võimendatud safraniga. Ja safran, kui te olete natuke kursis samamoodi, eks ju, et siis on selline libidat tõstev aine, üleüldse stressi maandav, väga-väga kasulike omadustega siis selline aine. Ja mitte põhjuseta siis maailmas üks kallimaid tooraineid samamoodi, sest seda käsitsi korjatakse siis nendelt õitelt siis neid tolmukaid seal. Nii, aga kõik need ekstraktid siis kokku selles Enostim patenteeritud kompleksis siis aitavadki verevoolu parandada, ehk siis kui tekib erektsioon, et see kestvus oleks parem, et erektsiooni kogemus oleks parem ja et verevool oleks nagu efektiivsemalt tagatud. See omakorda siis aitabki suurendada erektsiooni ja tõsta seda meeste seksuaalset võimekust, et nad peavad kauem vastu, nad saavad suuremaid naudinguid ja lõppkokkuvõttes on ju siis mõlemal partneril hea. Aga selle kohta on tehtud siis erinevaid uuringuid. Kui te võtate oma isiklikust kabinetist failide alt selle PowerPointi, siis saate linkide kaudu vaadata siis, kus on lähemalt selgitatud nende uuringute kohta. Ja sümboolne pilt siin, et on siis meeste poolt saadud tagasisidet, et selle Enostim kompleksi tarbimise puhul on see aidanud suurendada nende verevoolu ja vastupidavust ja seksuaalset erutust siis kuni 50%, mis arvestades, et tegemist on täiesti naturaalse loodusliku tootega, on minu arust päris hea tulemus. Seda enam, kui seda tarbida siis stabiilselt, eks ju, kuurina. Aga Enostim siis täpselt samamoodi nagu naiste tootes olev patenteeritud komponent, jällegi sellesama Nutra Ingredient Awardsi 2019 aasta võitja. Ehk siis, nagu ütlesin, saanud siis selle toidulisanditele mõeldud siis nii-öelda Oscari auhinna oma suurepärase efektiivsuse eest siis, ja kindlasti ka nagu unikaalse koostise ja omaduste poolest siis. Aga kliiniline uuring on näidanud, et üldiselt üle 45 aasta vanused mehed siis, kes muidu 4 punkti skaalal siis andsid oma erektsioonile hindeks 2 või 3, ehk siis oli ikkagi kas veerandi või poole võrra nagu langenud see erektsioon, et kui nad võtsid seda siis Enostim ainet 300 milligrammi 2 korda päevas 4 nädala jooksul, siis nad said ikkagi väga häid tulemusi. Et see oluliselt parandas nende siis erektsiooni nii-öelda seda näitajat. Ja nagu me siis siin näeme, pilt ei ole vist olnud tõlgitav, aga enne kasutust on siis esimene riba seal esimese nädala ja 4 nädala järel siis, et kuidas nad siis andsid hinnangu, et kõige rohkem on siis hinne 4 nagu suurenenud, nagu te näete, et kellel oli nagu väga väike juba, siis see enam väga palju ei tõusnud, aga natuke siiski ja üldiselt ikkagi suurenes nende meeste hulk, kes siis hindasid, et nad said nagu väga hea resultaadi, et võrreldes siis esialgse 10%-ga, kui pärast oli see peaaegu 45%. Nii et igal juhul suurem osa meestest said selle siis parema tulemuse ja võib öelda, et nad ilmselt olid sellega rahul. Aga jällegi seesama Damaskuse roosiõli ehk siis kireeliksiir, mis on siis üks afrodisiaakumina siin tootes olev komponent ja nagu sellest juba rääkisime, 1 gramm õli tuleb 4 kilogrammist roosiõielehtedest ja on väga siis tuntud aine siis libido tõstmisel. Aga meeste valemit on siis tugevdatud omakorda veel kõrvitsaseemneõliga, männi fütosteroolidega, L-arginiiniga ja jällegi seleen ning B3 vitamiin, mis on siis seksuaalsuse toetamiseks nähtub, et väga kasulikud ained.
mitte ainult immuunsuse jaoks. Ja kuidas nad siis koos mõjuvad, ongi see, et enostimkompleks siis parandab seda vereringet vaagna piirkonnas ja külmpressitud kõrvitsaseemneõli ning männifütosteroolid on siis just eesnäärme tervise toetamiseks ehk siis just ka vanematel meestel võib-olla, kellel on juba muresid eesnäärme tervisega, et aidata seda siis hoida ja parandada. Ja seleen loomulikult on üks oluline aine sperma tootmise juures, et parandada sperma kvaliteeti ja ka selle kogust. Nii et sinna samamoodi siis Damaskuse roosiõli avaldab veel oma mõju lisaks tugevdavalt nagu juurde. Nii, siin on siis välja toodud natuke täpsemalt komponendid ja nende kogus siis selles kapslis. Et peamine siis kõrvitsaseemneõli, eks just nagu nägite, see õli on seal selle kapsli sees, nii-öelda sihuke keeljas ja siis selle sees on siis need helbekesed, mis siis koosnevad nendest ülejäänud komponentidest. Nii. Kui on ilmselt, korra veel vaadata tagasi, eks, et siin ütleb, et ühes pakendis nagu 32 liit, eks ju, et aga kui on nagu suurem siis langus olnud või nagu tahetakse paremat efekti, sest et võrreldes võib-olla nooruseaastatega on vahe märgatav, siis teha esialgu võib-olla sihuke 2-3 kapsliline kuur ja edasi siis jätkata see 1 kapsel päevas nagu stabiilsemat organismi toetust siis. Aga kindlasti rõhutan veel kord üle, et tegemist ei ole Viagra sarnase hetkeks efekti andva tootega, vaid see toimib väga stabiilselt, taustajõud. Nii et võtta ikkagi pigem kuurina kui üheannusena ja tagada oma kehale siis stabiilne toetus just nende siis komponentide osas. Mida ta siis ennekõike on mõeldud nagu aitama, ongi, et suurendada seksuaalset kirge, pikendada seda võimekust ja vastupidavust ja et üleüldiselt aidata meestel hoida siis seda eesnäärme tervist, et kogu see nii-öelda siis süsteem seal toimiks laitmatult, sest et paljud asjad on ju meie kehas kõik omavahel seotud, meie hormonaalsüsteem, meie siis seksuaalsüsteem igatepidi, et kõik toimiks nagu masinavärk õlitatult. Kellele see siis mõeldud on? Ennekõike kindlasti juba nii-öelda keskeas ja vanemas eas meestele, aga kui olete noor läbi põlenud noormees, siis ei tee paha 1 kuur läbi teha. Kindlasti neile, kes on füüsiliselt väheaktiivsed, sest et see otseselt mõjutab eesnäärme tervist. Kui teil on ülekaal, see samamoodi otseselt mõjutab eesnäärme tervist ja verevarustust, mida suurem on selline nii-öelda õllekõht või rasvumine organite vahel, siis seda suuremat survet avaldab see vereringele eesnäärmes ja lõpuks võib ta suruda veresoonet siis nii-öelda eesnäärme verevarustuse nii palju kinni, et erektsioon ei olegi enam võimalik. Nii et kindlasti parandada seda verevoolu seal, soovitan sellisel puhul tõsiselt loobuda õlle joomisest, sest õlu sisaldab rohkem naissuguhormooni ehk östrogeeni ja kui te tahate oma nagu mehelikkuse tagasi saada, siis see ei ole jook teie jaoks. Leidke endale sobiv mingisugune füüsiline tegevus. Koralliklubis meil on tihtipeale siin öeldud, eks ju, et iga päev 1 3 testist ehk siis sport, saun või seks, et millega ise tegelete, ise vaatate, aga et see paneks lümfi liikuma ja et oleks niisugune kerge füüsiline pingutus ikkagi igas päevas olemas, mis hetkeks võtaks otsa esise niiskeks. Et see aitab väga palju teie tervisele kaasa ja pikaajalisele vastupidamisele, kui tahate seksi veel aastaid nautida ja selles hea olla siis. Aga lõppkokkuvõttes, kui mees hoolitseb enda eest ja naine hoolitseb enda eest, siis mõlemate omavaheline suhe on kindlasti ka parema kvaliteediga. Niisiis, lipidextramen aitab võimendada teie seksuaalset iha, põhineb looduslikel koostisosadel, mitte midagi keemilist ei ole siia lisatud, kõik on taimne ja puhas, orgaaniline, patenteeritud kompleks enostim, siis mille tulemused on tõestatud mitmete uuringutega ja siis uued innovaatilised mikrogranulitega õlikapslid. Täpselt sama nagu naiste toote puhul annab see teile 14 boonuspunkti
Registreeritud kliendile on siis klubi hind 24 eurot ja neile, kes ei pea vajalikuks seda, saavad maksta 6 eurot rohkem ehk 30 euri. Aga nagu ikka, eelmise selle toote lõpus rääkisime, et kõige suurema kvaliteedi ja tulemuse saab kindlasti tooteid koos mõlema partneriga tarbides. Nii ei jää üks teisest maha ja mõlemad saavad nautida koos olemist maksimaalselt. Nii et, kallid mehed, see toode on spetsiaalselt teile, et tõsta teie enesehinnangut, teie vastupidamist, teie stressi aidata paremini maandada ja pakkuda teile elus suuremaid naudinguid. Kallid naised, armastage oma meest nii palju, et te hoolitsete tema eest parimal võimalikul moel. Ma tänan kõiki, kes tulid täna siia kuulama ja loodan, et saite siit midagi enda jaoks. Nii et järgmiste kordadeni.